Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Issand olgu teiega. Armsad lapsed, noored, kallid õpetajad, vanemad, kõik külalised, tere tulemast sellele erilisele jõuluteenistusele. Jõuluaeg on aeg, mis toob meile palju rõõmu. Kodud täituvad valguse, muusika ja heade soovidega. Koolides, kirikutes on selles pühadeajas alati midagi eriliselt sooja ja helget. Täna oleme siin Jaani kirikus koos, et meenutada ja tähistada Jeesuse Kristuse sündi, mis on kogu jõuluaja kõige suurem põhjus rõõmustamiseks. Kohe kuulame Vanast Testamendist prohvet Jesaja kuulutust. Tema rääkis Jeesusest juba mitu sajandit enne, kui Jeesus sündis. Jesaja ütles, rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust. See tähendab, et Jumal lubas juba ammu ühel päeval saadab ta maailmale valguse, mis aitab inimestel leida rõõmu, lootust ja rahu. Ja see valgus on Jeesus Kristus. Evangeliumi asemel näeme täna jõuluetendust, mille on valmistanud ette teie enda koolikaaslased. See etendus jutustab samm-sammult, kuidas Jeesus sündis, kuidas Maarja ja Joosep otsisid öömaja, kuidas beebi pandi sõime, kuidas inglid ilmusid karjastele, kuidas täietargad tähe järgi teele asusid. See ei ole lihtsalt vana lugu, see on lugu, mis puudutab igaüht meist ka täna. Soovin, et me kõik võiksime kuulata ja vaadata tänast teenistust avatud südamega, nii nagu karjased kuulasid ingli sõnu ja nii nagu täietargad jälgisid taevatähe. Nii saame ka meie kogeda seda sõnumit, mille inglid kuulutasid üle maa. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu. Alustagem nüüd rõõmsalt ja rahus seda teenistust.
excelsis Deo.
armuline Jumal, kes sa lased meil aastast aastasse oma lunastamise püha ära oodata. Luba meil sinu poega avatud südamega oma lunastajaks vastu võtta, et me võiksime talle meelekindlusega vastu minna, kui ta aegade lõpus kohtu mõistjana tuleb. Temale, kes ta koos sinu ja püha vaimuga elab ja valitseb igavesti. Aamen. Lugemine prohvet Jesaja raamatust. Rahvas, kes jääb pimeduses, näeb suurt valgust. Kes elavad surma varjumaal, neile paistab valgus. Sina teed rohkeks rahva ja valmistad talle suure rõõmu. Nad rõõmustavad sinu ees, otse kui lõikusajal ollakse rõõmsad. Otse kui saaki jagades hõisatakse, sest tema koorma ikke ja tema õlakepi, tema sund ja vitsa sa murrad, nagu Midiani päevil, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Suur on valitsus ja otsatu on rahu Taaveti au järjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu ja õigusega sellest ajast ja igavesti. Vägede issanda püha viha teeb seda. See on Jumala sõna.
otsib sul poolet, see on Jakob. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumal. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Aga Jeesuse, Kristuse sündimine oli nõnda. Kord saatis Jumal ingel Gabrieli maa peale Galileasse, Natsareti linna, neitsi juurde, kes oli kihlatud Joosepi nimelise mehega Taaveti soost. Neitsi nimi oli Maaria. Issand, mu süda ei ole kõrg, ega ole mu silmad kõrgel ja ma ei nõua asju, mis on mulle liiga suured ja imelised. Eks ma ole oma hinge tatsutanud ja vaigistanud, otse kui võõrutatud laps ema juures, otse kui võõrutatud laps on mu hing miinus. Iisrael, looda Issanda peale, nüüd ja igavesti. Ole tervitatud, Maaria, täis armu, Issand on sinuga. Ära karda, Maaria, mina olen Jumala ingel. Issand on sinu välja valinud. Sa tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Tema saab suur olema ning teda peab hüütama kõige kõrgema pojaks. Kuidas see võib sündida, kui ma ei ole abielus? Püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi varjab sind. Seetõttu ka laps, kes sulle sünnib, on püha, Jumala poeg. Jumalal ei ole ükski asi võimatu. Ta on lõputult tark, lõputult võimas ja lõputult hea. Sündigu nii, nagu sa ütled. Möödusid kuud
muud. Ühel päeval andis Rooma riigi keiser Augustus käsu üles kirjutada kogu maailma rahvas. See üleskirjutus oli esimene. Teadaanne kõigile Rooma impeeriumi alamatele. Kuulake mind tähelepanelikult. Võtke teatavaks, et tema keiserlik kõrgus tahab teada saada kõigi nende meeste, naiste ja ka laste arvu, kes tema riigis elavad. Et seda rahvalugemist täide viia, peab igaüks minema oma sünnilinna. Sealt leiate ametnikud, kes kirjutavad üles kõigi kohale tulnute nimed ja koostavad nendest keisrile täpse nimekirja. Mis puutub neisse, kes keelduvad seda tegema, siis neid ootab range karistus. Ja kõik läksid ennast laskma kirja panna, igaüks omasse linna. Joosep oli pärit kuningas Taaveti soost, kelle kodulinnaks oli olnud Betlem. Nii läkski Joosep Galileast Natsareti linnast üles Juudamaale Betlemma, et lasta ennast kirja panna koos Maarja, oma kihlatnud naisega, kes ootas last. Betlemmas. Jumal olgu kiidetud. Sina, Maarja, pead sellest pikast teekonnast küll väga väsinud olema. Kohe otsime endale öömaja ja siis sa saad puhata. Kindlasti on nendes majades lahkeid inimesi, kes on nõus meile peavarju andma.
saaksite minule ja minu naisele täna ööseks öömaja anda? Olete hiljaks jäänud. Minu maja on kahjuks juba täis. Peate mujalt proovima. Linn on juba rahvast täis ja tundub, et kõik öömajad on enne meid ära võetud, kuid ära muretse, küllap me midagi leiame. Küll Jumal tuleb meile appi, loodame tema peale. Jah, Jumal ei jäta meid hätta. Siin on üks majake, proovime veel. Meie majak on juba rahvast täis. Näen küll, et olete head inimesed, kuid ei saa kuidagi neile, kes esimestena jõudsid ära öelda. Kas siis tõesti ei leidu meile ühtegi nurgakest, kus me kellelegi liiga ei teeks? Te näete, mu naine ootab last ja tema aeg on varsti täis. Ta on väsimuses nõrkemas. Temast on tõesti väga kahju. Meil on vana loomalaud, mis on küll vilets ulualune, kuid mõneks sööks ehk siiski parem kui mitte midagi. Võite sinna minna, kui loomad teid ei sega. Näidake meile seda, palun. Ehk jääme sellega rahule. See on, astuge sisse, laut on vana ja parisemas, kuid see on tõesti parim, mis teile praegu pakkuda võime. Jah, siin on tõesti parem kui külmaga lageda taeva all lööbida. Tuleb olla rahul sellega, mis on. Olge te tänatud, head inimesed. Olgu kiidetud issand, meie Jumal, kõigi oma heategude eest. Luudan tõesti, et see peavari vastu peab. Puhake hästi. Täna peame sellega leppima, Maarja. Minul pole häda midagi, kuid Jumal teab, et sina oled paremat kohta väärt kui see. Pole viga, usaldame Jumalat. Küll tema meie eest hoolt kannab. Puhka nüüd, sa oled väga väsinud. Lähen otsin meile midagi süüa ja vaatan, ehk on meie eesli jaoks ka kuskil heinu. Aga nende seal olles sai aeg täis ning Maarja tõi ilmale poja ja ta mähkis ta mähkmetesse ja asetas ta sõime, sest neil ei olnud muud aset majas. Lapsu
tere tulemast, mu kuningas. tere tulemast, taevane kuningas. ole tervitatud, mu kuningas, mu jumal. Taevas ja maa jagavad meie rõõmu. Laulgem nüüd kõik koos, üks laul meie kuninga sündimise puhul. ilmi hea, Jumalale tänu. Kui karjasel on aru peas, siis ilm ta jaoks on ikka hea. Ei suudaks jääda tuppa taas, sest siin on hoopis lõbus. Jäägu rikkus, jäägu mured, on karjasepõlv ikka parem. Karjapoiss, kel märss on täis, on kui väike kuningas. Hoides oma lambakesi, karjapoistel lõbus on. Hoides oma lambakesi, mängivad nad pillilugu.
Mis võiks olla ilusam, kui sellisel kaunil ööl oma armsaid lambaid vaadata? Hoiame neil hoolikalt silma peal, muidu tulevad hundid ja murravad nad maha. Äkitselt ilmus ingel nende ette ja ütles: ärge kartke, mul on teile väga rõõmus uudis, mis puudutab kõiki rahvaid. Täna öösel on teile sündinud päästja, Issand Kristus. Rutake Betlemma ja kui te leiate lapse, kes on mähitud ja magab sõimes, siis teadke, et see on tema. Mis me nüüd teeme? Läki Betlemma vaatama seda imet, millest Jumal on meile teada andnud. ja karjased tulid tõtates ja leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes. Seda nähes jutustasid karjased, mis ingel neile selle lapse kohta oli teada andnud. Kõik, kes karjaste juttu kuulsid, panid seda väga imeks. Ent Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Ja kui 8 päeva täis sai ja laps pidi ümber lõigatama, pandi temale nimeks Jeesus, nagu ingel oli kuulutanud. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde.
Kallid, suur aitäh teile selle kauni jõulunäidendi eest. Me kõik nägime äsja, kuidas te mängisite läbi loo, mis on kristliku maailma kõige olulisem sündmus, Jeesuse sündimine. Kuigi see on lugu, mida me kuuleme igal aastal, puudutab see meid iga kord erineval viisil, sest jõulud räägivad millestki, mida me kõik vajame, valgusest, lootusest ja armastusest. Teie näidend oli nagu elav evangeelium. Jeesuse sünnilugu ei ole ainult raamatusse kirja pandud, vaid see tuli justkui meie silme ette. Maarja ja Joosep, kes otsisid öömaja, karjased, kes imestusega kuulasid ingli sõnumid ja loomad ka. Iga teie liigutus ja sõna jutustasid meile, et Jumal on tõesti tulnud meie juurde, mitte kaugele, mitte pilvede taha, vaid meie maailma, sellesse samasse maailma, kus meiegi elame. Lugemises kuulasime prohvet Jesaja sõnu. Rahvas, kes käis pimeduses, näeb suurt valgust. Meile sünnib laps, meile antakse poeg. Prohvet Jesaja ütles need sõnad sajandeid enne Kristuse sündimist, kuid täna nägime teie näidend, et see kõik sündis täpselt nii, nagu Jumal oli tõotanud. Võtke hetk ja mõelge, kogu maailm ootas ühe lapse sündi, mitte kuninga sündi palees, vaid väikest imelist last, kes sündis kõige lihtsamas paigas, sõimes, loomade keskel. Jumal tahtis öelda, ma tulen teie juurde nii, et igaüks teist julgeks minu poole vaadata. Kas pole imelik, et Jumal saatis maailma päästja lapsena? Laps ei räägi veel, ta ei käi, ei jookse ega tee suuri tegusid, aga laps teeb midagi muud. Ta avab südamet. Kui inimene näeb väikest last, muutub ta pehmemaks. Ta tahab naeratada, ta tahab hoida ja kaitsta. Jumal valis selle tee, et näidata, armastus algab lihtsuses, õrnuses ja headuses. Jeesus tuli maailma, et meie südametes võiks sündida midagi uut, sõbralikkus, headus ja rahu. Prohvet Jesaja ütles, et rahvas näeb valgust. Küsige, mis on pimedus? Pimedus on siin, kui me ei näe mitte midagi, me ei näe teed. Ja prohvet Jesaja sõnad, mida kuulasime lugemises, on kirjutatud rohkem kui 600 aastat enne Jeesuse sündi. Ja prohvet ei näinud Jeesust oma silmadega, kuid Jumal pani tema südamesse kindla teadmise. Valgus tuleb, lootus tuleb. Mõelge hetkeks täiesti pimedale kohale. Kui näiteks oleme metsas ja päike on loojunud, me ei näe mitte midagi. Või kui koju tuleb elektrikatkestus ja kõik lambid kustuvad, äkki on kõik vaikne ja natuke kõhe, aga kui keegi süütab ühe väikese küünla, muutub kõik. Me näeme. Me võime edasi liikuda.
Ja Jeesus on just selline küünlavalgus kogu maailma jaoks. Ta näitab meile teed, ta aitab meil mõista, mis on hea ja mis on halb. Ta näitab, et me pole kunagi üksi. Aga pimedus võib olla ka siis, kui keegi tunneb end üksi, keegi kardab, keegi on kurb, keegi arvab, et ta pole piisavalt hea. Valgus on rõõm, valgus on headus, valgus on lootus. Ja Jeesus tuli just selleks, et tuua meie südamesse valgust, mis ei kustu isegi siis, kui ümberringi on raske. Kuidas meie saame olla jõulude ajal valguseks? Jeesus ei tulnud ainult selleks, et me teda imetaksime, ta tuli selleks, et me muutuksime tema sarnaseks. Kuidas see käib? Väga lihtsate asjade kaudu. Kui näed kedagi, kes on üksi, kutsu teda mängima. Kui kodus on palju toimetusi, küsi, kas ma saan aidata. Kui tekib tüli, ole esimene, kes ütleb, olgem sõbrad. Kui näed, et keegi teeb midagi valesti, ära naera tema üle, vaid aita. Kui saad midagi head, jaga seda. Need on väikesed küünlad. Üks küünal võib tunduda väike, kuid kui igaüks süütab ühe, siis kogu maailm läheb palju valgemaks. Jeesus sündis selleks, et olla alati meiega ja see on jõulude kõige suurem saladus, müsteerium. Jeesus sündis ühel ööl Betlemmas, kui ta tahab sündida iga päev meie südames, mitte ainult kirikus, mitte ainult jõulude ajal, vaid igas paigas, kuhu me läheme. Kodus, koolis, bussis. Tema valgus tuleb meiega kaasa, kui me lubame sellel tulla. Kallid, teie näidend oli täna ilus kingitus. Suur aitäh selle eest. Aga kõige olulisem küsimus ei ole see, kas etendus õnnestus. See õnnestus kindlasti. Kõige olulisem küsimus on hoopis see, kas Jeesus saab täna teie südamesse sündida. Kas te lubate temal tuua teie ellu natuke rohkem rõõmu, natuke rohkem rahu, natuke rohkem headust. Kui me kõik vastame sellele jah, siis juhtub jõuluime. Mitte ainult siin Jaani kirikus, vaid igaühe elus. Aamen.
sina volar färg. Allt för den ljusa stjärna. Både vår och röda. Håll dig väl, fålen min. Kände väl sin föda. Allt för den ljusa stjärna. Ingen dagen synes sen. Men stjärnorna det blänka på himmelen. Och det våra vita. Håll dig väl, fålen min. Det var varandra lika. Allt för den ljusa stjärna. Det femte han var äppelgrå. Håll dig väl, fålen min. Rider Staffan själv på. Allt för den ljusa stjärna. Ingen dagen synes sen. För stjärnorna blänka på himmelen. Innan tuppen galit han i stallet redan var. Hastigt läge satt den på. Innan solen månd uppgår. Ingen dagen synes sen. För stjärnorna blänka på himmelen. Skinnpäls och mössa. Håll dig väl, fålen min. Hundar och bössa. Allt för den ljusa stjärna. Aldrig han till skogen var. Håll dig väl, fålen min. Innan någon vaknat har. Allt för den ljusa stjärna. Dörrarna skedra. Håll dig väl, fålen min. Hundarna vädra. Allt för den ljusa stjärna. De på julen broderknä. Håll dig väl, fålen min. Som på visan gör hans hand. Ingen dagen synes sen. För stjärnorna blänka på himmelen. Issand Jeesus, taastasel pühal ajal rahu meie südameis, kodudes, lähikonnas ja kogu maailmas me palume sind. Issand, võta meid kuulda. Palume kannatajate ja vaeste eest, et Jumal, kes valis sünni vaeste seas, aitaks nüüd füüsilisel ja vaimulikul teel. Me palume sind. Issand, võta meid kuulda. Issand Jumal, anna rõõmu ja üksmeelt meie peredesse. Usaldame sinu hoole all oma isa, ema, õed ja vennad, sõprade ja tuttavate pered. Me palume sind. Issand, võta meid kuulda. Palume meie endi eest.
et Kristus võiks sündida ka meie ihus ja hinges, me palume sind, Issand, võta meid kuulda. Palume kõigi lahkunute eest, eriti meie kooli vilistlase Jasmina Jürgensoni hinge eest. Me palume sind. Seda me palume sinult, kõige vääriline Isa, Kristuse meie Issanda läbi. Palvetagem, nagu Jeesus meid on õpetanud. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda maa peal. Meie anna meile nagu meiegi andeks anname oma võrdlastele ja ära saada kiusatusse. Jumal, meie Isa, sa saatsid oma poja vabastama inimkonda surma võimusest. Anna, et meie, kes me usume ja tähistame Kristuse kui inimese tulemist, võiksime täiuslikumalt osa saada tema jumalikust elust Kristuse meie Issanda läbi. Issand olgu teiega. Õnnistagu teid kõige vääriline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Minge Jumala rahvus.